Tere õhtust, käes on reede õhtu, kell hakkab kohe 11 saama ja miks auto on sellises olekus, on siis see, et täna oli siis võistluseelne trenn Laitse rallipargis ja siis trenn hakkas juba läbi saama ja siis tegin tagasõidus sisenemisel läksin liiga suure hooga. Rehvis oli liiga vähe rõhku ja vedrud olid liiga pehmed ja selle tagajärjel siis vähemalt meie arvates tuli sisenemisel hüppega rehv maha ja tagasõites siis loisesin betoonseina. Et siis nüüd siin auto on külje pealt väga halvas seisus, päris mitmed asjad on katki, aga poisid annavad see õhtu endast kõik, et auto saaks homme sõita. Ja siis näeb, mis juba homme saab. Käes on laupäev, trennid olid meil ära, märjaga saime 2 ringi teha, teine ring oli juba natuke kuivem ja nüüd oleme kvalifikatsiooni line-upis ja hakkab siis kvalifikatsioon, et nüüd on juba kuivamaks läinud, et kindlasti võib katsumus olla, aga lähme proovime. Alla tulnud auto õige koha
aga hetkel siis Artur Altmets oma teist sõitu tegemas. Now we have Artur Altmets. Esimeses korras tal all 84 punkti ja sõidujoon on siis see põhiline, mida tal parandada on. Praegu tundub küll, et Arturi see sõidujoon on väga ilus, läheb ta ka hästi piirete lähedalt. Et kollid on nüüd sõidetud, esimesse ringi läksin rahulikult, et sisenemishoog oli hea, aga läksin nii seina äärest, et ninaklippi ei saanud kätte, et sinna kadusid ilmselt paljud punktid. Ja siis ülejäänud rajadel oli ka natuke korrigeerimist, aga muidu oli sõit hea ja saime siis 84 punkti. Teise sõitu siis juba läksin täiega panema, et kõik hoog ja kõik oli hea. Savaklipist natuke jäi veel ruumi, aga oli ikka lähedamal kui esimesel sõidul ja oli ikka agressiivsust ja olin põhimõtteliselt terve sõidu ilusti gaasi peal ja siis üllatuseks 97 punkti. Et nüüd oleme vist praegu kvalifikatsiooni liidrid ja siis nüüd on natukene aega ja siis juba valmistume tandemsõitudeks. Chasing, already going through much deeper line to make sure the proximity that he's already lost wouldn't be completely lost, but there are already like 2-3 cars can fit in. Ja on Reino jätnud vahe sisse, nüüd üritab lõigates ligi pääseda. Ja ongi saanud, et kõige ohtlikum koht on see viimane poole vahetus. Off Reino Kolk. Now he loses the line a little bit. I think he gave away a bit too much speed, and also you have to consider the smoke. Sometimes you just can't see the car you're chasing. I think that might have what got to Artur Altmets at a certain point when they transitioned from inner clip 2. One of the best images in motorsports you can see. And it is Artur Altmets. That's it. Congratulations, and the sportsmanship, unbelievable. Even hugs him, Reino Kolk. Nii, top 32 sai läbi. Alustasin siis eessõiduga ja sõit sujunes hästi. Sain kõik klipid ilusti kätte. Üks asi oli, et viimases kurvis on seal siuke naelakas ja sinna ma sisenesin päris suure hooga ja siis juba vaatasin korraks, et ei tahan spinnida või tulen liiga suure hooga, et läksin suhteliselt laialt. Aga kuidagi venitsin sinna välja. Siis järgmiseks siis tagasõit, et olin kohe algusest peale Reinal lähedal ja
üle mäe tegin natuke niisuguse väikse vea, et ma lõikasin liiga palju sisse ja siis mul oli suur nurk väike ja siis kässeriga korrigeerisin natuke. Aga siis sain talle ilusti jälle ukse alla ja sealt siis minu võit. Mis edasi? Nüüd joome vitaminulli, ootame, vaatame teiste sõite ja siis järgmiseks juba top 16, et teadaolevalt lähme kokku Andi Luigega, et siis juba vaatame, mis saab. Errors that I mentioned before for the inability to pass. Ja siin tundub ka, et Artur läheb nagu oma teed ja Altmets really showing his class. He looks on form today here, you might add. Aga nüüd hakkab nagu järgi strong lead, no errors this far. Felt like it's gonna be a contact there from Steinberg. Because they are already familiar with the conditions Artur and the track. kohe Look how esimesest Artur hetkest kohe just ründamas. keeps the proximity. He is almost into the rear wheel off. Ja ei jäta ta Steinbergsile. As long as he doesn't make... Oh, wow. Yep. Should be passing on quite fast for Altmets, and the next ones will be Randar Kajo and Kristo Päästel. And as you see, ja Altmets läheb going siit Artur edasi. Nii, väike update siis, et sai läbi top 16, läksime seal kokku siis lätlase, ma nime ei hakka praegu nimetama, päris raske nimi oli. Igastahes tegin eessõidu ära, eessõit oli ilus, linaklipp jäi natuke kaugeks jälle, et see ei ole mul täna päris hästi tulnud. Aga jah, tegin sõidu ära ja siis jälitusel ta esimeses kurvis lõksas betoonseina ja siis tal läks seal juhtimisel midagi valesti, ehk siis läks sirgeks ja sealt siis võit meile. Edasi top 8 Randar Kaoga, et vana sõber Lätis just madistasime, et nüüd saame veel madistada, aga tundub, et hakkab sadama, et siis saab vihma sees mängida.
Artur Altmets and Randar Kajo. Siin lähevad vastakuti noorus ja kogemus. The top tier driver throughout this day, even though he Randar had a on brush saanud with the wall ennast yesterday during päris mõnusat practice. sõidu vette, ilusti istub Arturi taga ja For learning, very nice on the outer zone to completely go through it with 2 wheels on the line. Et selle jälitusega Randar Quite ikka paneb late, päris a korralikult little late transition Arturile into the outer zone 3, but teiseks still sõiduks pinged even Randar peale, Kajo was aga able to Arturil ka follow väga that, ilus so a sees sõit. minor mistake. On the chase. Läheb kohe Randar eest ära ja jääb natukene Keeping a Artur little bit alguses more maha, distance, but again, aga with a little võtab ka different line. väga ilusti järgi ja Altmets could still maintain the proximity. Wow, their Ja vot bumpers siin almost touched. teises Look at salaklipis Altmets, he's on Artur almost wheel to wheel. päris ukse peal kohe. Completely smoked out by the Lada there, but still keeping the proximity. Very beautiful scenes and now gets a much better line väike vahe from the sisse ja inside lõpus line. natukene In hand, there was some feedback ootame and one more time. ootame ja No, edasi saab Randar Kajo Kajo. gets through. Wow. Top 8 sõidetud, Kajoga oli päris hea madistamine, eessõit oli üks paremaid, mis ma sellel võistlusel teinud olen, et olen sellega ise ka rahul, aga tagasõites jälle täpselt sama viga, mis Lätiski. Tundub, et ei teinud omi tagajärgi, et jäin stardis jälle magama ja sõitis Kajo mul jälle eest ära. Et esimese kurvi olin tal korralikult kalendriga maas, aga ülejäänud, kurvi lõpus võtsin talle järgi ja ülejäänud sõidu olin tal ilusti ukses. Aga jah, kuna see oli siis nii suur viga juba minu poolt, siis sealt pidime kahjuks võidu Kajole. Et sealt pidime võidu Kajole andma, aga ei tasu pead Norgo lasta. Et järgmine etapp on juba Daugavpilsis juulis ja seal näeme. Tahaksin tänada enda tiimi, kes eile õhtul nägid väga palju vaeva. Mõned said isegi kell 4 hommikul magama. Kvalifikatsiooniskoor nii võimas kui 97 punkti.